Täna räägime nelipühast. Nelipüha tähistatakse 50 päeva pärast ülestõusmispüha. Ja ta on justkui nädalate püha ehk 7 korda 7 nädalat, 49 päeva ja siis 50. päeval ongi nelipüha. Ja see 50 päeva on siis arvates ülestõusmispühadest. Ja kui eesti keeles on selle nimetuseks nelipüha, siis täpselt ei ole teada, kust see nimetus nelipüha pärineb. Arvatakse, et võib-olla oli see 4. suurim püha pärast jõulupüha, issanda ilmumispüha ja ristimispüha ehk epifaaniat ja ülestõusmispüha. Aga arvatakse ka, et võib-olla nelipüha sellepärast, et seda tähistati 4 päeva järjest. Muudes keeltes on rohkem levinud just nimelt see arvuga 50 seotud nimetus, mis tuleb kreeka keelest pentekoste, vene keeles siis öeldakse pietidesjatnitsa ja näiteks inglise keeles on Pentecost. Nüüd nelipüha päeval täitus Jumala prohvet Joeli kaudu antud tõotus, et viimseil päevil, ehk siis, kui tuleb Jumala poeg, Jeesus Kristus, valab Jumal välja oma vaimu kõikide peale. Teame ju, et Vana Testamendi aegadel Jumala vaimu valati välja ainult teatud kindlatele funktsioonidele ühiskonnas, näiteks kuningatele, preestritele, prohvetitele, aga Jumal on tõotanud nüüd välja valada kõikidele. Ja samuti täidab see ka Jeesuse tõotuse, mis ta on öelnud, et kui ta läheb ära siit meie juurest taevasse, et siis ta läkitab püha vaimu, kes juhatab meid kõigesse tõtte. Nüüd, mida see päev ja see püha meie jaoks võiks tähendada? Kõigepealt seda, et kõik, kes me oleme ristitud Kristusesse, Jeesusesse, oleme ka püha vaimu kandjateks. Püha vaim on see, kes on meiega igal päeval, kes toetab meid, kes juhib meid. Püha vaim ei ole mingisugune umbmäärane jõud, vaid ta on püha kolmainsuse 3. isik, Jumal, püha vaim. Ja see tähendab seda, et meil on võimalik isiklik suhe temaga. Tema on see, kes annab meile teada seda, mis Jeesus mõtleb, on õpetanud ja mida ta tahab, et meie siin maa peal edasi kannaksime ja edasi elaksime. Samuti on nelipüha ja nelipühas antav püha vaimu and ka ühtsuse and. Et jüngrid olid üheskoos sellel päeval, kui Jumal valas välja oma vaimust ja nad kõik said osa sellest üheskoos. Samuti ka Paabeli torni lugu, kus keeled segati ja inimeste ühtsus, mis läks vale teed, sai lõhutud selleks, et nad ei jõuaks katastroofiliste tagajärgedeni, siis nüüd see pööratakse ümber ja pühas vaimus jällegi on teineteise mõistmine ja üksmeel võimalik. Nelipüha on ka kiriku sünnipäev ja just nimelt tänu sellele ühtsuse annile, mis liidab kokku Jumala rahva ja need, kes on osa saanud tema vaimust. Me kõik oleme üks pere, oleme Jumala kogudus, püha kirik, Jumala rahvas, saame osa ühest vaimust. Samas ei muuda püha vaimu and meid ühetaolisteks, vaid nii nagu ka apostlite tegudes pühakiri ütleb, et igaühe kohal, kes oli seal ülemises toas kogunenud, olid lõhestatud tulekeeled, igaühe kohal. See näitab seda, et püha vaimu and meile igale ühele on eriline ja et meid kõiki isiksustena väärtustatakse. Nelipüha liturgiline värvus on punane ja see tähistabki püha vaimu tööd ja püha vaimu üks sümbolitest on ju ka tuleleek, ja mis on ka selline tulipunane värvus. Ja seetõttu ka kirikus on nelipühal kombeks olnud talitada selliseid toimingud, mis on seotud püha vaimu tööga, näiteks ristimised, konfirmatsioonid, aga ka ordinatsioonid ehk vaimulikuks pühitsemised. Nii et ka selliseid toiminguid on igati sobilik selle päeva sisust tulenevalt läbi viia. Nii et sellel pühal me tähistame ühtsust, aga tähistame ka meie igaühe enda kutsumust Jumala vaimus järgida teda, olla üheskoos püha kirik ja kuulutada Kristuse rõõmusõnumit
kuni tema tuleb tagasi.